Täna oleme siin siis, et tähistada Eesti raamatu 500. aastapäeva, kirjandustraditsiooni ja väikese keele elujõulisust, mis on rasketes ajaloolisest kogemustest hoolimata ju säilinud meil. Ja püüame seda edasi hoida, vaatamata ka praegusele olukorrale, mis on, et eesti keel saaks edasi areneda. Konverents muidugi püüab siduda eesti kirjanduse üle mõtisklemise Vladimir Matsura loomingu ja pärandiga. Vladimir Matsura, nagu teate, on Tšehhi kirjanik, kirjandusteadlane ja kriitik. Tema suutis eesti kultuuri ja kirjandust tundlikult sügava mõistmisega tõlgendada, süvendades samal ajal Tšehhi-Eesti vahelisi kultuurisuhteid. Need ei ole niisama sõnakõlksud, see on tõsiselt nii. Nendele, kes mind ei tunne võib-olla nii hästi, siis mina olen Iivi Saedova ja olen elanud 45 aastat nüüd Tšehhis ja sellepärast ma loen pigem paberilt, et mul võivad mõned eestikeelsed sõnad ikkagi kaduda. Ei ole veel nii kaua siin olnud jälle, et kõik alati meelde tuleks. Ja mis mul õnnestus on see, et PEN klubi tegi ettepaneku, et võiksime teha rahvusvahelise konverentsi siin Tallinnas, Teaduste Akadeemias. Mul on siin hea kontakt olemas kohe Jüri Engelbrechtiga, kes oli ka meie konverentsil, mis me tegime Läänemere liidust, mille samuti lõi siis Vladimir Matsura. Ja järgmine tuleb ka veel ükskord veel tema kirjanduse ja siis ka raamatute nagu tutvustamine. Mul on 2 raamatut siin, ma pärast küsin 2 institutsioonilt, et missugune raamat teil on olemas. Ma tean, et ma arvan, et 1 raamat on olemas, kui ei ole, siis jagame kuidagi ära. Ja see on antud siis Tšehhi Teaduste Akadeemia poolt. Ma ise olen siis PEN klubi ja Tšehhi-Eesti klubi aseesimees, olen igalt poolt püüdnud tagasi astuda, aga PEN klubis ikkagi valiti ootamatult ära, siis ma seal olen praegu. Et püüan siis selle kaudu eesti kirjandust ja selle mälu hoida Tšehhimaal. Ja mis veel? Võib-olla, et võiks mainida siis natukene Tšehhi kirjandusest, ma tutvusin enne seda ikkagi päris palju ka kirjandusega, kuna mina ise ei ole kirjandusinimene, vaid olen hoopis poliitiliste teaduste doktor. Nii et võib-olla et vaatan natuke teise vaatevinkli poolt. Nii et tahaksin öelda ainult seda, et tegelikult ju eesti kirjandust tunti Tšehhis ka Eesti esimese vabariigi ajal. Ja sellega tegeldi muidugi läbi Skandinaavia riikide tõlgete. Sellepärast, et tollel ajal oli siis selge, et me kuulume kuskile põhja poole. Ja kui me nüüd kaardistaksime siis Tšehhi-Eesti kultuurisuhteid, siis seal võiks esile tõsta võib-olla ühe nime. See oli gümnaasiumite juht ja õppejõud Josef Obr. Josef Obr andis välja tuntud Tšehhi lehtedes Lidove listi 1927. aastal Eesti kirjandust linnulennu perspektiivist ja see oli 3-osaline, nii et 3 osas, väga laialdaselt siis tutvustatud. Ja edasi tegelikult ongi, et siis muidugi tekkisid need ajaloolised igasugused sündmused, mis just ei toonud kaasa kõige paremaid suhete arendamisi, aga igatahes 1973. aastast siis jätkas seda tegelikult estofil Vladimir Matsura. Ja Slabihoudova ei saa, Nadezhda Slabihoudovat ei saa ka ära jätta, sest nemad olid 2 vedurit, mis siis vedasid. Mõlemad on muide ka Eesti Maarjamaa risti omanikud. Ja kui me jõuame nüüd selle Tšehhi-Eesti klubini, kus ma veel ikka püüan edasi toimetada, siis tegelikult on see ju ka avatud tänu Vladimir Matsurale, sest et Respublika õhtul 1991. aasta veebruaris, kui Eesti veel ei olnud iseseisev, tegime siis niisuguse
kohtumise hartaga. Saal oli puupüsti täis, sest Vilniuses toimusid just verised kokkupõrked Venemaaga või tolleaegse režiimi esindajatega ja arutasime seda, et kuidas me saaksime aidata Eesti riiki. Ja sellel õhtul tekkiski niisugune võimalus, et me peaksime harta 77-ga korjama siis allkirju Läti, Leedu ja Eesti toetuseks. Ja me saime kokku kuskil, mul endal nüüd ei ole meeles, aga me istume ju siin ühe pildi juures, kus kahekesi oleme. Me olime nii õnnelikud, et meil oli mitusada tuhat allkirja korjatud, see oli paks paber, mille me võisime siis edasi anda harta 77-le. Matsura tegeles tegelikult ja astus ka muidugi Tšehhi-Eesti klubisse, sest Läänemere liit nagu Läänemere liidu liikmed ühinesid nagu kõik meiega. Ja mul on huvitav praegu vaadata, et tegelikult on Läänemere liidus siin, kes me olime mina. Ma ei tea, Reet, kas sina käisid ka seal kohtumisel, tookord oli, ma tõin kõik üliõpilased, Eesti üliõpilased, kes tulid, alati tõin nendele kohtumistele, olid sina ka seal? Vat, just. Et kõik nad käisid läbi ka Läänemere liidu kohtumistelt, mis olid, siis oli veel 90-ndad. Nii et siin on Reet, siis Läänemere liidu liikmetest olen mina siin, siis on Küllike, kõige esimene, sest tema oli veel ennem, kui mina olin seal, sa olid 8 kuni 80 aastane, mina tulin 83, eks ju. Nii et siis nagu vahetusime välja seal. Siis on siin Irena Krasnitska. Tema töötab praegu Välisministeeriumis, ta on küll poola keele, aga tema tõlkis näiteks ka eesti kirjandust. Nii et on siin niisugused inimesed rohkem vist ma praegu. Ja siis on muidugi Luboš Švets, kes tegi koostööd Vladimir Matsuraga. Tema tegi raamatu Balti riikide esindajad ja kultuuri osa. Kirjutas kultuurist, siis see oli Matsura järelsõna. Ja Pavel Janovšek on see, kes siis töötas Vladimir Matsuraga. Vladimir Matsura oli siis Teaduste Akadeemia kirjanduse instituudi direktor ja tema oli siis asetäitja. Temal on täna ka üks kõne, mida ta peab tšehhi keeles. Aga mul on olemas siin, kelle veel ei ole, siis võite vaadata eestikeelset tõlget, et meil ei olnud võimalik saada siia kuskilt tõlget niimoodi. No, kui räägime veel Vladimir Matsusast, siis tema unistuseks oli ju tegelikult korraldada eesti kirjanduse näitus. Ja tal see mitmetel põhjustel ei õnnestunud. Esiteks olid sametrevolutsioon, kõik see tõi hoopis suurema segaduse ja lihtsalt rahapuudused ja kõik need asjad, nii et see võttis ikka tohutu aja ennem, kui sai jälle järjele. Ja teine üks asi oli, et tema tõlgitud teoste nimekiri ja tekstid, mis on teedud, saidki siis nagu minu südame asjaks sellepärast, et mul õnnestus see näitus kahjuks üles panna alles 2024 Rahvusraamatukogus, kuhu tuli kokku üle 100 inimese. Oli tohutult mass inimesi, ja mis läks otse ülekandega ka Vabas Euroopas. Nii et see oli üks väga tore sündmus ja kahju, et Vladimir enam seda näinud, aga nii ta on, aga ta sai tehtud. Selle Rahvusraamatukogu Eesti kirjanduse näituse nimi muide oli Eesti ja selle väikese maa suur kirjandus. Ja näituse avamiseks valmis siis samuti ka Eesti klubi liikmel ja ka Läänemere liidu liige Nadježda Slabihodova esimene üksikasjalik ülevaade Eesti kirjandusest. See on meie klubi välja antud. Tegelikult meie klubi andiski pärast 10 aastat välja ainukesena Eesti kirjandust. Teine on siin see väljaanne.
mille ma kingin siis Tammsaare muuseumile, kuna see on Anton Hansen Tammsaarest. Et saab võib-olla keegi sellest midagi hiljem ülevaate või ära tõlkida näiteks. Nii et see sündmus oli väga suure tähtsusega minu arvates ja kindlasti Vladimiril oleks olnud väga hea meel, aga mis on üks väga tähtis asi, et sellest väiksest raamatust kasvas välja pärast terve antoloogia, nii et see on kõik üles pandud ja nüüd peaks välja tulema veel järgmine raamat, aga ma ei tea täpselt millal, et küllap siis annan teada, kui kellelgi on huvi. Sellele järgnes muidugi, nüüd on siin ka üks hea asi, et siiski loodi eesti keele õpe Brno Masaryku ülikoolis. Millegipärast ei õnnestunud see Prahas, kuna seal olid omad sisse sõidetud rajad, seal oli soome keele õpe, mille juures siis õpiti eesti keelt, aga ainult nii, et saadi nagu siis eesti keelest ka aru ja osati lugeda, aga tõlkijaid sealt ei tulnudki, aga praegu on siiski ilmunud mõnedki raamatud Brno baltistikas. Näiteks siin esimesena võib tuua 2011 Brno baltistika osakonna Lucia Kuharova oma bakalaureuse töös siis tegi tšehhi tõlgete bibliograafia eesti keelest. Et see on üks järgmine niisugune huvitav asi ehk siin olijatele. Sest sinnani ju puudusid tegelikult üksikasjalikumad tõlgete nimekirjad ja hindavad tekstid. Vladimir Matsura ise ei suutnud kõiki oma asju välja anda ja ka Eesti klubi ei suutnud kõiki asju anda, aga seal tuli abiks ka see, et Teaduste Akadeemia Kirjandusinstituudi ajakiri Tvar andis ka pärast surma välja Vladimir Matsura töid, mis ei olnud veel avaldatud. Ja samas ajakirjas siis ilmusid ka tema tõlked, nii et siiski ta sai nähtavamaks. Me oleme väiksed riigid ja selle tõttu siis ehk võib-olla ei ole see nii tähtis, aga ma arvan, et väiksed riigid mõistavad üksteist paremini ja ehk selle tõttu siis on siiski vaja ka neid väikeste riikide tehtud töid esile tuua ja see ongi minu püüd praegu siin teha. Mis puudutab üldiselt Matsurat, siis mina tutvusin temaga alles 83. aastal, kui ma esimest korda läksin Läänemere kongressile, mis olid alati veebruarikuus. Ja mis oli minu jaoks kui eestlase jaoks oli väga heaks toeks sellepärast, et tollel ajal oli ju Tšehhi ka oma niisugune režiimi olles mõistis, et kõik, kes tulevad kuskilt Nõukogude Liidust, ongi venelased ja ongi Moskvast. Ma olin pidevalt ainult Moskvast ja venelane. Aga Vladimir oma Läänemere liiduga andis mulle niisugust tuge, et seal tunti Eestit, seal tunti hästi Lätit ja Leedut, nii et ma olin nagu päris enda kodus, et see oli ikkagi väga suureks toeks mulle. Ja Vladimir tegi veel ühte head asja, et tal olid muidugi ka suured kontaktid ja me esinesime päris tihti ka pearaadios, kui olid väga rasked ajad Eestil, Lätil ja Leedul oma iseseisvuse taastamisega seoses. Nii et see on nagu Vladimiriga mitte ainult kirjandusteoste asi, vaid ka täiesti praktiline väljund. Nii et see oleks praegu kõik minu poolt. Kui hiljem on küsimusi, võite esitada, võime ka kirjavahetust pidada, aga praegu ma kutsuksin siis siia Tšehhi Vabariigi suursaadiku Eestis Zdeněk Beranek, kes asus just nüüd oma postile.